Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänase 3. kirjakoha kirikukalendri järgi. See on Jaakobuse kirjast 1. peatükist, loen salmid 17-21. See on siis jutluse teksti alune tekst. Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguse Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otse kui uudse vili tema loodute seas. Teadke seda, mu armsad vennad, iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama, sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge. Aamen. Istuge palun. Omas kogudus, oleme kõik tulnud ju selle sama hea anni juurde, mida Issand meile annab. Me igatseme Issanda lähedust veelgi enam, isiklikku seda lähedat suhet veelgi enam, et õppida Issandat tundma. Et mõõta oma elu Jumala sõnaga. Me tahame, et Issand valgustaks meie südameid. Ja ega see nii lihtne ei ole, me teame igaüks omast kogemusest, et kuigi Jumal kõneleb ja me oleme Jumala sõna lähedal ja me kuuleme Jumala sõna ja me loeme Jumala sõna ja me tahame kõigest sellest osa saada, mida Jumal meile pakub ja igatseme ka armulauda ja seda osadust ja osadust omavahel. Ja ikka tekib küsimus, et miks ometi on nii raske see hinge muutumine. See on ju Jumala töö, siin on Jumala vägi. Me teame, et me ei suuda ise ennast korda teha. Ja Jaakobuse kiri nüüd tuletab meile meelde, missugune on kristlik usk. Et see ei ole pelgalt selline mõtlemisele baseeruv usk, see on midagi enamat. Võib-olla me tõesti ka Luteri kogudusena oleme harjunud, tahame sõnast rohkem teada saada, tahame rohkem fakte, punkt 1, punkt 2, punkt 3 ja siis me läheme teele ja kas see elab meis? Küllap ta mingis osas elab. Me peame oma võitlusi, aga tihti unustame. Miks me unustame? Mis saab siis meis võitu? Mis on need maailma, need sinu ahvatlused ja soovid ja tahtmised, mis on meie plaanid, aga võib-olla ei lase see toimida Jumalal meie elus. Kuidas toimub meie igapäevane elamine Jumala valguses? Jeesus ise, kes on kirkus, kes on valgus, tema maailma valgus, tulnud täitma Jumala tahet, tulnud meile teada andma Jumala tahet. Kuidas me elame Kristuse valguses? Tänases lõigus räägitakse Jumala headusest, aga see suunab meid inimhinge puhastumise küsimuse juurde ja meie juba teame, et siin juurteema. Me oleme nii palju justkui kuulnud sellest, aga kas see jõuab meie südame soppidesse? Siin ju räägitakse alandlikkusest, sest ainult alandlikkus aitab meil Jumala sõna vastu võtta, aitab sul Jumala tahet vastu võtta, seda rakendada oma elus. Me tahame olla juhitud Jumala poolt, aga siis me tahame ka ära tunda Jumala tahet tõesti, olla täidetud püha vaimuga. Et kui tuleb olukord, mis vajab sinu elus, kus on vaja selgust,
kus on vaja äratundmist, kus on vaja otsusekindlust, kus on vaja tegutsemist. Et sa tunned selle ära sellel hetkel, mida sa tead, mida sa pead tegema. Sa oskad palvetada Jumala poole, sa oskad selle sõnumi vastu võtta Issandalt ja sa tead, mida teha. Kuidas meie kogemusega on, kes me kõik oleme kokku tulnud, et kas on meil neid hetkigi olnud, kus me teame, kuidas me peame toimima. Ja teine asi on see, kas me siis toimime nii, kas me suudame toimida nii, eks ole. Kas me anname ennast Jumala kätte. Niisiis esiteks, iga hea ain tuleb Jumalalt. Tema, kes on muutumatu absoluut, muutumatu headus. Me loeme täna, iga hea and ja täiuslik kingitus on ülalt. Et see tuleb valguse Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Kõik see, mis sinu elus on, milles sa tänad Jumalat. Et sa tead kõik see, mis sul on antud, mis on hea sinu elus, aga ka katsumused, mille läbi sa oled õppinud, mille läbi sa oled kasvanud Jumala poole. Et sa tänad tõesti selle eest Jumalat, et me oleme tänulikud nende asjade eest, mida Jumal meile annab. Mis on sinu elus see, mida sa tead, et see pärineb Issandalt. No kogu meie elu tegelikult. Märkame me seda. Ma mõtlen igal päeval, et kui hommikul ärkad, et tänu Jumalale üks päev veel. Ja siis, kui ma näen inimesi, kellel viimne päev on kätte jõudnud, kui oluliseks, väga paljudele tegelikult, kui oluliseks muutub Jumala sõna, armulaud. See, millest maailm tahab nagu kaitsta inimesi justkui. No ärme tüüta neid nende kristlike asjadega. Küll nad ise valivad. Ja me teinekord ka kogudusena teeme selle vea, et me laseme liiga sellel maailmal nii-öelda enda üle võimust võtta. No et ärme näita siis, et me oleme kristlased. Ärme kuuluta seal, kus võiksime kuulutada. Ärme väita välja. Aga mida Jumal meilt ootab? Kui tema, kes on eluallikas, kellel tulevad, pärinevad kõik need head asjad, millest meie oleme osa saanud ja mille puhul ta ootab, et me edasi annaksime seda valgust, mis meis on. Et me julgeksime, armsad. Et sa lähed inimeste ette ja nad teavad, et sa oled risti inimene. Ja sa julged rääkida Kristusest, sa julged kuulutada. Me oleme koguduses nii tänulikud, näiteks see ongi see, miks ma ütlen meie. Mitte nii, et töötegijad on tänulikud teistele kellelegi, vaid see ongi see kogu meie kogudus, see on meie kogudus. Nii suur tänu on meil kõigil. Iga väikse panuse eest näiteks, mida koguduses tehakse. Iga väike asi, et me julgeme kristlastena võtta vastutuse. Et need head asjad, mis tulevad Jumalalt, et me neid edasi anname. Et kui kord meie viimane hetk saabub, meil ei ole kahetsust. Ma näen ka seda, kuidas inimesed kahetsevad. Midagi olulist on jäänud korraldamata elus. Sest on venitatud, küllap homme, ülehomme. No küllap mingid asjaolud laabuvad. Ja me arvame millegi pärast, et see muutus tuleb nagu nipsuga. Laman rahulikult ja puhkan aias. Ja Jumal nipsuga kohe, korraldab kõik ära. Ja siis on hea olla. Ma ei välista, et on imesid, kus Jumal tõesti hetkega muudab ühe inimhinge. Nagu on näiteid ja suitsetada enam ei taha inimene näiteks. Või mõni muu asi. Et tõesti hetkega on kadunud. On neid näiteid. Aga enamus meie hinge olukordi nõuavad meie otsustavust. Et me tegeleme nende asjadega ja sa läbid läbi valu selle teekonna ja Jumal loob sinust niiviisi uut. Ta pühitseb meid. Jumal, kelle olemus ei kõigu, inimesed kõiguvad, Jumal olemus ei kõigu.
maailm kõigub meie ümber. No mis siis teha? Kõigub küll. Vahel on selline tunne, et tahadki öelda, aga kõikugu see maailm siis, värisegu see maailm ümberringi. Issand, ma langetan oma palge sinu ees. Ma kummardun sinu ette. Ja palun, lähme siit edasi üheskoos. Ja ma ei muretse selle pärast, mis oli minevikus. Sest ma ei saa muuta minevikku. Ma ei tegele kogu aeg oma mõtetes tulevikuga. Ma ei saa kõike määrata, mis seal tulevikus toimub. Saame mingeid väikseid tendentse anda, selle panusega, mis meil praegusel ajal on. Aga pangem mingil hetkel kirja, kui sa oled oma mõtetes. Mõtled ühest asjast, teisest, kolmandast, probleemid on su peas. Pane kirja üks hetk need asjad. Niiviisi lihtsalt kirjuta, mida sa mõtled. Mis kõik peas toimub, millest sa mõtled. Ja üks katse näitas, et kui inimesel paluti niiviisi kirjutada teisel või kolmanda lause juures, ta hakkas juba kirjutama sellest, homme saabub see, kuidas nüüd korraldada seda. See on see probleem. Me ei suuda teise lause juures, mis meie mõtted on, keskenduda hetkele, kus me oleme praegu, kus meil on antud võimalus elada. Rõõmu tunda, täna kantate pühapäev, hõisata Issandale, et tema varustab meid praegu. Ega see ei ole nii lihtne hetkes elada. Räägitakse palju sellest, aga kuidas praktikas tõesti seda proovida. See kirja panemine üks nipp, see aitab meil selgusele tulla, selgust sellest saada olukorras. Ja meil on kiusatus arvata, et Jumal, kui annab head meile, hoiab meid, et need tulevad kuidagi juhuslikult. Mõni arvab, et see tuleb tema pingutusest. Mõni arvab, et õnn naeratas mulle. Ja pühakiri ütleb, kõik hea, mis meil on, tuleb Issandalt. See elu on Jumala kingitus meile. Üks proua, ja see juhtub tihti paljude inimestega, eluline olukord. Vanem naine, kes toimetas tagasi hoidlikult oma maakodus. See on see olukord, kui inimene jääb üksikuks, ta jäi leseks, tundis üksindust ja mäletan neid lugusid ja teiegi võite rääkida lugusid nendest eakatest, kes seal üksinda, kui maal elab, aga tal on ju tervist, ta veel teeb aiamaad, üle 90 aastane teeb ja kaevab ja toimetab, eks ole, neid näiteid on. See proua oma maakodus toimetas, aga üksindus on see, mida inimene ei taha tunda, inimene ei taha üksinda olla ja me tahame teinekord omaette olla, mõni on rohkem harjunud omaette olema, aga mingil hetkel me igatseme teist inimest ja seda eriti pühade ajal, kui on mõni suurem sündmus, midagi on toimumas ja see näide pärineb konkreetselt jõuluajast, aga see oli üks jõuluhommik ja ta leidis oma ukse tagant korvi, lihtsalt need kodused küpsetised, veel midagi sinna juurde pandud, mis kodus inimesel oli, kes käsitsi kirjutatud kaardike juurde. Ja seal oli see, et ta ei teadnud, kes selle tõi. Et tal ei olnud see, ta ei märganud ka, kes selle sinna toimetas ja aga see tegu nii soojendas tema südant, pani teda mõtlema. Tähendab, ta nuttis seal sellel hetkel tegelikult, aga need olid sellised tänu ja rõõmu pisarad. Ma mäletan, kui olin aastaid tagasi veel, olin külas Ühendriikides ühes koguduses ja seal mul oli võimalus, teate, välismaal meil tehakse seda vähem, aga välismaal on kogudused toimetavad diakooniatööd ka selliselt, et võetakse seltskond kokku ja minnakse siis kuskile linnaossa, kus on vaesem linnaosa ja jagatakse abipakke, toitu, seal mähkmeid pisikestele ja ma sain osaleda sellises aktsioonis. Teate, see oli nii eriline. See oli üks ema tuli, see lapsuke oli, ma ei teagi, ta oli vist enneaegselt sündinud, ta oli nii pisikene, aga ta oli niiviisi süles. Ta
ta oli selline poolpaljas kald mähkmeke oli, no see oli Florida osarik, soe oli seal, aga ikkagi no nii pisikene. 2-aastane. Ei, väga väike, veel väiksem, ta oli ikka vastsündine ja pigem veel nagu tundub nagu veel, nagu väga väike. Ja kui tänulik see ema oli, annad selle mähkmete selle paki üle ja seal jagati toitu ja kui ilus see oli, et selles on midagi erilist, kui me isiklikult toetame kedagi, aitame kedagi. See on üks näide, kuidas võib ristiinimene toimida, et aidata ühte üksikut inimest. Aga siin on ju ka see, et meie kristlastena, kes me oleme saanud nii palju osa vaimulikust toidust, anname ka vaimulikku toitu edasi. Siin sai naisterahvas osa sellest ihulikust toidust, aga vaimulikku toitu ka. See on ka küpse kristlase tunnus, et mitte ainult 1 või 2 või 3 inimest koguduses kuulutavad, vaid sa lähed maailma. Sa vaatad, kes on see inimene, kelle Jumal sinu juurde saadab, kellega rääkida Jeesusest, kellele kuulutada Jeesusest. Küsida, kuidas sul läheb. Pakkuda oma tunnistust talle, sinu lugu, kuulata tema ära. Rääkida Jumala võimsast loost, see on evangeeliumi kuulutamine. Mäletate need 3 lugu, inimese lugu, sinu isiklik lugu ja Jumala lugu. Need 3, me läheksime maailma, kasutaksime neid lugusid. Ja nii Jumal võidab inimesi päästele. Selline armastustegu paneb tõesti tänama Jumalat. Ja kuigi inimesed muutuvad, inimesed lahkuvad, me võime keegi jääda üksikuks, aga Jumal on truu. Tema armastus leiab viisi, kuidas jõuda kohale. Ja see ei ole nii, et keegi kuskil viib armastuse kohale. Meie, sina, mina, igaüks meist, meil on ülesanne see armastus kohale viia. Nii et täna, kui sa koged head ja kui sa mõtled sellele heale, mida Jumal sulle on andnud, tänu su südames tuleb esile. Kui sa mõtled, kuidas Jumal on sind aidanud, kui sa mõtled, kuidas Jumala armastust sa oled kogenud, peatu hetkeks. Tõesti ütle Jumalale aitäh oma südames. Õpi nägema headust tema andidena, et see ei ole iseenesest mõistetav ja aita, et need andid ka teiste inimesteni jõuaksid just sinu kaudu. Mis on sinu jaoks see järgmine olukord, kuidas Jumal saab sind kasutada. Teiseks, kristlik elu on pöördumine vanast. Teame, see on hinge päästmine, siin on meeleparandus, et meeleparanduse kaudu näeme Jumala sõnast, seepärast heitke ära kogu rüvedus ja liigse kurjuse rohkus. Võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse istutatakse või päästa teie hinge. Ta kokku siin Jaakobuse kirja lõiguke. Nii et kristlik elu ei ole lihtsalt, et ma usun, vaid me püüame muutuda. See ei ole lihtne, aga see on muutumine. Meile igal päeval antakse võimalus selja taha jätta patt ja kurjus. Ja küllap see tekita olukordi, kus ikka ajab harja punaseks küll. Et ise oma olemusega võitleb nii vastu, tegelikult me võitleme vastu sellele, mida Jumal meile pakub, Jumala tahe ja meil käib mingisugune oma soov, omad emotsioonid. No me seisame sellele muutusele väga vastu, see reaalsus. Aga meil on võimalus jätta selja taha patt. Me ei pea seda kandma. Ja tõesti palume, et Jumala sõna kasvataks meis midagi uut. Ja et me annaksime ennast Jumala hoolde. Mis on sinu elus see olukord, kus sa oled niiviisi andnud ennast Jumala hoolde, Jumala muutnud? Mõtle selle peale. Üks mees, kelle elu täitis äkkviha. On inimesi, kes ikka, öeldakse nagu, kes on nagu mustlase püss. Midagi on kohe kärts ja mürts ja kohe on vastus, kohe on vaja lahendada, küllap seal on ka võib-olla mingid lapsepõlve üleelamised, eks ole, et on pidanud inimene kaitsma ennast kogu aeg, võib-olla on haiget väga saanud. Ja üks mees, kellel oli väga palju sellist äkkviha, sõjad käisid ja siis ta ei suutnud andestada ühte varasemat solvangut.
see oli teda sügavalt haavanud. Ja võt siis võib olla, kui kibestumine haarab inimese elu. No aga mitte ainult selle inimese elu, kui tal on lapsed, see haarab tema lapsi, siis see kibestumine võib haarata tööd. Ja siis see jutustus jätkub, ta ütleb, et ühel päeval jäi ta lihtsalt kirikus istuma. Pärast teenistust, ülejäänud olid juba ära läinud, sai veel jääda mõtisklema natuke aega. Ja siis ta vaatas altari poole ja lihtsalt palvetas Jumala poole. Jumal, ma ei taha enam selline olla. Ja siis ta koges südames, nagu keegi oleks ühe raskuse ära võtnud. On sul olnud selliseid hetki sinu elus, et sa kannad mingit koormat ja siis nagu võetakse sinna, tõstetakse üles, süda jääb paika, tõstetakse koorem üles ja asetatakse. Ja see on püha vaimu rahu, see on kogemus. Arvan, et iga risti inimese elus sellist kogemust on ühes või teises olukorras. Ja see mees koges oma südames, nagu keegi oleks selle raskuse ära tõstnud ja ta otsustas andestada, ta otsustas alestada uuesti, ta otsustas võtta vastu Jumala rahu. Tegelikult ka lasta lahti teatust asjadest lihtsalt. Ja see on üks olukord, kus Jumala sõna ei jää passiivselt kuidagi lihtsalt seisma, vaid inimene tõesti saab puudutatud, enne oli teenistus, siis ta palvetas, Jumal päästab niiviisi hingi. Ja nüüd on küsimus, kas sinu elus on midagi, mis vajab mahajätmist. Ma usun, et kui me oleme ausad, meil igaühel on midagi, mis vajab mahajätmist. Mingi selline koorem, mille me peame kõrvale asetama, mis tuleb muidugi läbi alandlikkuse. See on see alandlikkuse kool. Mis see kõik võib olla? Olgu see vana eluviisi harjumused, olgu see mingi sinu hoiakud, millega sa oled harjunud oma elus, aga Jumala sõna õpetab teisiti. Võib-olla on see mingisugune kibedus. Ja täna on hea päev öelda, Jumal, ma annan selle sulle. Ma panen, issand, selle sinu risti alla. Sina puhasta mind, kasvata minu uus elu. Ja selle juurde saab jõuda alandlikkuse kaudu. Jumala sõna annab meile kolmandaks teada, alandlikkus avab südame. Jumala sõnale me näeme, võtke tasaduses vastu sõna, see tasadus, võtki see alandlikkus, nii et Jumala plaani vastuvõtmine eeldab alandlikkust. Tihtipeale me ei teagi Jumala tahet, sest meil ei ole seda alandlikkust. Meil on mingisugune oma soov seal. Ehk siis, mida ütleb uhkus? Tavaliselt uhkus ütleb meie sees, vot mina tean, kuidas asjad on. Mina tean paremini kui Jumal midagi. Enda arvates, eks ole. Võib-olla endale me ei ütle nii, aga ikkagi see hoiak. Mina tean täpselt. Kas sa ikka tead? Mida sa nii täpselt tead? Oled sa selle välja siis selgitanud nii täpselt? Tunned sa Jumala sõna nii täpselt? On see palve nii tugev sinu sees ja püsiv, et sa oled tõesti püha vaimu poolt valgustatud, et sa tead midagi tõesti täpselt. Ehk meil on neid olukordi. Aga me peame ettevaatlikud siin olema. Enamasti teab meie uhkus väga palju. Uhkus ütleb, ma tean ise paremini. Alandlik süda ütleb, ma vajan juhatust. Jumala sõna vajab pinnast, kus ta saab kasvada. Ja see pind on alandlikkus. Tänapäeva maailmas, töömaailmas, kus saad ameteid nii palju, kus peab nii palju ette mõtlema, pingutama, vaeva nägema ja üks noor kooliõpetatud õpetajamet minu arvates on ka üks selline, kus peab 100 asja korraga tegema, oskama, mõtlema. Ja veel see emotsionaalne pinge, kuidas lastega seal, üks ole korda hoida, kuidas neid toetada, seal lastevanematega töö. Üks noor kooliõpetaja tundis, et kõik peab tema kontrolli all olema. Ta kartis vigu. Aga teinekord
kui me tahame, ehk on veel, tunneb keegi ennast ära, et mingi asi oleks meie kontrolli all, siis me tegelikult kardame ka oma nõrkusega silmitsi seista. Vot nii tekib läbipõlemine. Ärevus, see õpetaja ka mõistis ühel hetkel, no ei suuda üksi ja see jõuetuse hetk, no lihtsalt ei jõuagi. Ühiskond nõuab, inimesed nõuavad. Ja teate veel see aspekt sinna juurde, mida ma olen tähele pannud, et võib-olla kusjuures emadel kodus on see eriliselt, et no tegelikult nad teevad nii palju. Ja lapsed ja kodu ja kõik, aga välja nagu ei paista. Nagu ei näe, et midagi on tehtud, kuigi tegelikult seal taga väga palju tööd. Kooliõpetajatel ka ja veel on need selliseid ameteid või kui mõtleme, et tehakse nii palju ära, aga teised ei pane tähele. Ja tegelikult õndsad minu arust on need inimesed ja jumala kartlikud, kes ka ei presenteeri kogu aeg teistele. Vot mina teen nüüd nii, mina teen teisiti. Teate, Facebookis jälle postitus, vaadake minu selline saavutus. Ma siin olen selliste inimestega, teen seda, teen kolmandat, neljandat, saavutus. Et väga palju asju ei paista välja tegelikult. Ja tihtipeale just need inimesed, kes taustal väga palju teevad, nad ei presenteeri ennast. Aga nii võib tekkida ka tunne, et inimene jääb üksi. See õpetaja süvenes piiblisse, see on ka see, et kui sa ka oled Jumalaga, aga sa ikkagi ei ole harjunud nii piiblisse süvenema. Ta süvenes Jumala sõnasse, aga temal tekkis see soovist lihtsalt otsida, leida lohutust. See on sul olnud olukord, et sa loed pühakirja võib-olla nii, et ma tahan nüüd teada, mida Jumal ütleb mulle, tahan Jumala sõna tundma õppida, vahel me vajame lihtsalt lohutust. Lihtsalt, et midagi muutuks südames, Jumal puudutaks südame, et ma tõesti sealt valan oma südame olukorra läbi selle lugemise välja ja olen ju samal ajal palves. Ja siis õpetajale jäi silma see sama, et võtke tasaduses vastu sõna. Vot siis see mõistmine, et sa ei pea kõiki ise kandma. Ja muidugi see, et aga mis siis juhtub? Mõtle selle peale järgmine kord, kui sa muretsed tuleviku pärast, et vot läheb aia taha midagi. Mõtle kõige hullem stsenaarium, mis tõesti saab juhtuda. Võta see stsenaarium vastu oma südames, anna Jumala kätte. Ja mine rahus edasi. 99% juhtudest see stsenaarium ei lähe täide. Aga sa saad rahus edasi minna. Me ei pea kõike ise kandma. Jumal kannab meid läbi kõigest. See õpetaja hakkas palvetama alandlikkusega. Jumal, ma ei tea veel, kuidas need olukorrad lahenevad. Aga sina tead. See suhtumise muutus. See võib muuta tööl, olukordi, suhteid. See võib muuta käitumisviisi. Selle õpetaja puhul võib olla õpetamisstiili näiteks. Ja küsida endalt, kas mina kuulan Jumalat alandlikult või ainult siis, kui mulle sobib? Või ma siis kuulan tõesti, kui juba nii suur häda on käes, et õlekõrrena võtan Jumala sõna vastu. Olles tasa, palvetades, avades oma südame. Igal ajal, nii sageli, kui teame, oskame. Vaikses kuulamises räägib Jumal kõige sügavamalt. Niisiis, armas kogudus. Tänane tekst, see Jaakobuse kirja tekst tuletab meile meelde. Esiteks, kõik hea ainult tuleb Jumalalt. Meid kutsutakse puhtasse uude ellu, andma ennast Jumala hoole kätte. Et sõna viljakas kasv eeldab alandlikku südant. Ja olgu meie igapäevaelu peegel, mis näitab, tõesti Jumala headus elab meis, tema sõna juhatab meid. Me käime temaga mitte uhkuses, vaid alandlikkuses. Ja et Jumala annid meist ka edasi jõuavad ühel või teisel moel teiste inimesteni. Tänu olgu Jeesusele Kristusele. Aamen.
laulab